Ilus päikesepaisteline ilm oli. Ja meie voodi oli siinsamas toas. Selles toas olin mina. Ja ema tuli hommikul, äratas mind nagu varem ülesse, aga noh, lastasi magasin ikka, tahtsin ikka kaua magada. Ja kui ma üles ärkasin, siis vaatasin, mis on, toas olid võõrad. Õde oli ennem toonud mulle vihiku ja pliiatsid. Noh, oli tarvis ju õppida, sügise pidin ju kooli minema. Ja siis seal, need olid laua peal ja need olid selle mehe käes. Nii mäletan, kui ma tõusin siit ja läksin punnides sinna ja krahvasin selle pliiatsi ja nüüd selle vihiku ja nende käest ära. No ja ka siis oli juba sedasi, et ema ja vaatas kästi asjad ära pakkida. Sõka sahmerdamine käis siin edasi tagasi ja pakkimine ja meil anti ju 2 tundi aega selle aja peal. Midagi ma nii palju kävast, et midagi on korrast ära. Et päris selline asi ei ole ju nagu igapäevane elu. Ja enne seda ema oli käinud veskil ja tangukott, suur vanaaegne tangukott, mitte nüüd sellist nagu meil praegu, need kilused on poest ostame. See kott oli ka siin ja keegi, üks sõduritest või keegi tuli ja ütles nii, võtke siia kaasa. Ja tõsteti see tangukott, no ma arvan, et see vähemalt oli 30 kilo võib-olla küll ja see visati autokasti. See tangukott ju meil praktiliselt Siberis meil elu hinge sees hoidis, sest sellest mõtle, kui palju sellest sai ju süüa teha. Aga noh, eks see Siberi sõit kestis ikka kaua nädalat, 2 nädalat peaaegu. Ütta pandi maha ja siis tulid igast kolhoosi ja sovhoosi esimehed ja tulid kohale nagu hakkasid omale tööjõudu värbama. Ja kastas meie sattusime sinna sovhoosi ja sinna läks teisi ka. Aga igasta lindtraktor oli vastas, suur kelk oli järgi ja kõik siis pandi sinna peale ja siis sõit läks. No ma arvan, et võib-olla 40-50 kilomeetrit võis seda vahet olla, kuhu me siis traktoriga viidi. Selle korra öösel, kui me sealt traktoriga kohale toodi sovhoosi keskusse, siis pandi meid kusagil kultuurimajasse või üks sara oli sinna ja järgmise hommikul siis peredes laiali. Ja tähendab ema, mina ja õde sattusime kohe üle tee ühe jala Kingsepa juurde. Temal oli just naine ära surnud ja tal omal oli ka 2 last. Ja see mees siis meid ka veel 3 sinna. Noh, siis voodi oli, voodikoha said ja siis oli juba küll. Vene ahi oli sees ja nii et meil 6 seal, aga ta läks sealt päris varsti kolis ära. Ja nii et see maja jäi nagu meie kätte. See oli baraki moodi maja, nii et mõlemis otsas olid veel pered elasid. Mina muidugi, see oli siis juba aprillis, kui me sinna saime, ja ma selle suvisaja kuidagi moodi ära hingitsesin, aga siis mul jäin tüüfusse ja olin väga haige. Arst või keegi käis ja vaatas ja mingid rohtusi anti ja siis lõpuks oli seda, et pole mul enam arstiabi ega midagi olnud. Nägin, et ema ikka käis ja nuttis ja olin kuskil kõrgel, nii et seal oli aken ja aknast vaatasin, teisel pool vastas oli mul üks punase valkirju leht suurte sarvedega. Selle korteris oli üks vanem, ütleme vanaema. Ja nendel olid kanad ja vist lehmi ja see hakkas käima, tooma mul iga päev tõi mulle klaasiga haput koort ja seda kanamune. Ja see vana inimene tänu temale ajas mul hinge sisse. Meil ema sai aiandisse tööle. Ja seal olid kurgid, tomatid, kõike. Ja talvel oli lüpsivarm või piimavarmis öökarjakuks. Nii et sealt sai nagu sooja piima ka. Ja siit saadeti veel need riided, mis maha jäi ja neid ikka nagu tasapisi saadeti järgi ja siis seal müüdi maa ja niimoodi elu hinge sees hoiti. Kui Stalin suri 53. aastal, siis ma tean, et meid pandi pikk koolikoridor oli ja kõik pandi lapsed seisma ja pilt oli siis seal ja kõik nutsid ja mitte üks tilk ei tule pisarad välja minul. Millest, seda ma ka ei tea. Ja kõik vaatasid ja mis muud tarvis, ma tegin. Sedasi vaikselt omal ka siis märjaks, siis ka nagu nutaks.